Tere, minu nimi on Klaarika. Ja mina olen Jana. Me tahaksime lihtsalt võtta natuke aega ja rääkida teile ühest missiooni reisist, mis meid ees ootab. Me ise oleme pärit Kiituse Kabeli kogudusest, mis on osa koguduste liidust ja see sai alguse Ameerika Ühendriikides. Ja sealt on ka tulnud pastor Robert, kes alustas meie kogudust Eestis, sest tema sai visiooni Jumalalt 7 riigi jaoks Euroopas, kus alustas kogudust. Esimene neist oli Eestis. Ja Kiituse Kabeli koguduste liidu eesmärk on üldse võita inimene Kristuse jaoks, üles ehitada ja siis välja saata. Ja seda sama pastor Robert tegi meiega. Ta tuli siia, ta võitis meid Kristusele, ta ehitas meid üles, võttis aega meie jaoks ja oli meiega koos, et meie saaksime vundamendi Kristuses ja nüüd on aeg meil välja minna ja me lähmegi Rumeeniasse, et aidata tal alustada uut kogudust Bukarestis Rumeenias. Me oleme teinud natuke tausta-uuringut Rumeenia kohta. Me oleme teada saanud, et enamik sellest riigist tegelikult usuvad Jumalasse ja sinna alla lähevad Rumeenia õigeusk, Rooma katoliku usk ja protestandid. Et see on kuskil 86%, kes on usklikud, kes nimetavad ennast ise usklikeks, aga ainult 30% sellest käivad regulaarselt koguduses, kas 1 kord kuus või tihedamini. Ja 14% sellest rahvastikust on üldse teised usundid nagu islam või väiksemad sellist usuvoolud või üldse ateistid. Et meie jaoks võib tunduda, et protsendid on täiega suured ja et enamik sellest riigist usub ja kõik on korras, aga tegelikult selle elanike arv on 20 miljonit inimest, et see on väga suur arv, millest me räägime. Ja mida me sinna lähme tegema on alustuseks me lähme tänavatele, et kuulutada inimestele, rääkida neile evangeeliumi, küsida neilt, mida nad sellest üldse arvavad ja samas ka teenida koguduses, teha ülistust või täita mingeid teisi väikseid ülesandeid, mis me saame. Ja ka seda ühiskonda teenida läbi erinevate vabatahtlike projektide või kuhu iganes Jumal meile ukse avab. Ja me plaanime minna sinna 5 kuuks, alates augustist kuni detsembrini. Ja selleks, et üldse minna sinna, me vajame teie abi, et oleksite partnerid selles koos meiega. Esiteks oleks väga hea, kui te saaksite võtta aega ja palvetada meie eest. Et 2 nädalat enne, kui me lähme, siis sellel ajal, kui me oleme 5 kuud seal ja 2 nädalat pärast. Just sellepärast, et siis kui Jumal lapsed lähevad välja tegema seda, milleks Jumal on neid kutsunud, siis saatan väga tihti tahab seda ära varastada, mis on nende südamesse pandud. Ja me kutsume lihtsalt teid, et võiksite olla partnerid meiega koos palves. Ja ka kui me lähme sinna, siis meil on vaja ka finantsilist tuge, et seal olla ja seda tööd teha, milleks Jumal on meid välja läkitanud sinna. Ja praegusel hetkel, esimesel kuul meie vajadus oleks kuskil 1000 eurot. Tegelikult päris täpselt 1000 eurot. Ja tegelikult järgmised 4 kuud oleks see 700 eurot kuus. Ja tegelikult, kui sa mõtled selle peale, et 700 eurot on kuidagi väga suur raha, siis kui sa tegelikult jagad selle niimoodi ära, et 70 inimest kõik annaksid 10 eurot iga kuu, siis meie tegelikult vajadused oleks kaetud kõige sellega, korteriga, toiduga, absoluutselt kõigega. Ja me tahame lihtsalt öelda teile, et me tahaksime teiega koos olla partnerid selles, mis Jumal on Rumeenias Bukarestis tegemas ja millele ta on ukse avanud. Me lihtsalt täname, et te olete aega võtnud, et seda videot vaadata ja kuulata ja aitäh teile! Aitäh teile!